Tere! Vaatame siis täna kahte väga toredat nippi, kuidas puhastada mangot ja avokaadot. Ja sellega on niisugune lugu, alustame mangost. Et kõigepealt tuleks mangol vaadata, et ta oleks selline mõnus pehme, et ta oleks tõepoolest söögi valmis ja lõigata ära siit selline põhjaots, et me saaksime mango ilusasti lõikelauale püsti asetada. Nüüd hakkame mangot lõikama ja kõigepealt lõikame niisugused küljed ära ja kui midagi kõva tuleb vastu, see tähendab seda, et me oleme kivile juba liiga lähedal, nagu praegu, et me peame lõikama natukene kaugemalt. Ja lõikame nii-öelda küljed või nagu mõned armastavad öelda, mangopõsed lahti ja siit ka, kus on palju sellist mõnusat viljaliha. Nüüd meil natukene siit ülevalt jäi lõikamata, katsume siit ka, nüüd nii palju kui võimalik, katsume seda mango viljaliha ikkagi saada. Ja nüüd te näete, et siin on mango kivi, see on selline suhteliselt kõva, aga katsume siit veel võimalikult palju viljaliha kätte saada lihtsalt niimoodi lõikudes. Ja selle saab siis ka mõnusalt ära tükeldada, mango on väga mõnus vaheldus, eriti talvisel ajal, aga tuleb vaadata siis, et oleks tõepoolest selline hea ja söögi valmis. Nüüd oleme enam-vähem mangolt viljaliha suures osas kätte saanud. Vaatame, et ei jääks seda nagu selle kivi külge eriti. Ja hakkame siis neid mango külgi tükeldama. Kõige parem on teha sellised ristlõiked ja niisugusteks väikesteks kuubikuteks see mango lõigata. Neid kuubikuid on väga hea siit eemaldada, nagu näete, võib ka käega täiesti, et need tulevad nagu väga mõnusasti siit koore küljest lahti. Ja seda on väga lihtne teha, aga loomulikult võib seda ka noaga toimetada, nii et noaga on seda veel muidugi kergem teha, et siit siis nagu need kuubikud nii-öelda mõnusalt ära lõigata. Ja mingit kunsti siin ei ole, ma arvan, et sellega saab iga inimene, kes oskab noaga ümber käia, täiesti kenasti hakkama. Oleme siis nüüd mangoga nii-öelda lõpetanud. Vaatame, mis saab avokaadost. Avokaado puhul eemaldame selle saba ja lõikame avokaado keskelt pooleks. Niimoodi. Noaga saamegi 2 avokaado poolikut. Jällegi peame vaatama, et avokaado oleks selline mõnus ja söögivalmis. Söögivalmis avokaado on selline must ja spruun. Ja nüüd noaga nii-öelda lööme või vajutame selle noa natukene siia kivisse. Niimoodi, et me saaksime selle kivi mõnusasti välja urgitseda noaga ja avokaado siis lõikame veel omakorda veerandikeks ja neid veerandikke siis võime oma suva kohaselt, kuidas meile meeldib siis lõigata. Mulle meeldib lõigata niimoodi, et ma lõikan need sellisteks väikesteks sektoriteks ja siis on neid juba üsna kerge eemaldada ja seda võib teha ka nii käega kui noaga, kuidas keegi paremaks peab, nii saab neid lõike salatisse panna ja nii edasi saab ilusti selle avokaado koore seest kätte.